Head omavalitsusjuhid, head kohalviibijad. Tänase ürituse teine teemaplokk on siis nutikas kohalik omavalitsus, aga enne kui me omavalitsuse juurde jõuame, ma astun korra sammu tagasi, et kui me vaatame, mis maailmas toimub, siis üha enam me näeme teravnevat konkurentsi riikide vahel, kuidas meelitada investeeringuid, kuidas meelitada ja hoida talente, kuidas teha innovatsiooni. Ja kui nüüd astuda sellelt riigi tasandilt tagasi kohaliku omavalitsuse tasandile, siis tegelikult ka kohalikud omavalitsused konkureerivad investeeringute pärast, konkureerivad ettevõtluse pärast, konkureerivad inimeste pärast. Ja ma arvan, konkurents on alati olnud edasiviiv jõud. Ja kui nüüd hinnata, et mis need peamised edutegurid ja määrajad on, siis kindlasti on väga suur kaal kogu tegevuse digitaliseerimisel nii ettevõtluses kui ka tegelikult riigis ja omavalitsustes. Et üks asi, mida COVID-kriis kindlasti meile väga teravalt ja selgelt näitas, mida enam digitaliseeritud me oleme nii oma tegevusprotsesside kui suhtlusvõrgustiku poole pealt, hariduse poole pealt, seda paremini me saame hakkama. Ja kindlasti COVID on ainult kiirendanud vajadust digitaliseerimise järele. Teine valdkond, kus väga palju investeeritakse globaalselt, millele pööratakse väga palju tähelepanu, on seotud CO2 jalajälje mõõtmisega, CO2 neutraalsuse saavutamisega. Nimetatakse seda sageli ka rohepöördeks ja ma arvan, siin on teine väga oluline tegur, mis mõjutab ka kohalike omavalitsuste atraktiivsust, sest järjest enam inimesi vaatavad ju ka seda, et kui roheline ja keskkonnasõbralik on see elukeskkond minu ümber ja igaühe kodu asub ju mitte abstraktselt kuskil riigis, vaid ta asub ikkagi väga konkreetselt ühes omavalitsuses, kas linna, asula või küla või lihtsalt üksik taluna kuskil metsaveerel. Ja seetõttu, mida paremad, mida rohelisemad, keskkonnasõbralikumad on meie omavalitsused, seda rohkem tegelikult me suudame ligi meelitada investeeringuid ja suudame ligi meelitada talente. Nüüd kolmas telg või külg kolmnurgal on innovatsioon. Loomulikult me soovime kõik näha järjest enam teadus- ja innovatsioonimahukat majandust, mis pakub paremaid võimalusi eneseteostuseks, pakub suuremaid võimalusi vallutada maailma ja jällegi ka siin, ma arvan, igal kohalikul omavalitsusel on võimalus ja roll mingi spetsiifilise nurga alt leida just need lahendused, need teemad, mida on kõige parem lahendada, investeerida just selles konkreetses omavalitsuses. Et ma arvan ka laiemalt selline rätsepa lahenduste pakkumine muutub järjest olulisemaks selleks, et olla atraktiivne ka elukeskkonnana. Ja ma usun, et järgnevad ettekanded kindlasti avavad siin erinevaid tahke, erinevaid vaatenurki ja ma arvan, vaatenurkade paljusus on ka üks väga oluline omadus, mida me järjest enam vajame selleks, et leida siis tõesti need kõige paremad lahendused. Ja lõpetuseks, kui rääkida korra lihtsalt rahanumbritest, siis ainuüksi taasterahastu kaudu tuleb Eesti ettevõtluse, digiriigi ja seeläbi ka kohalike omavalitsuste võimekuste arendamiseks üle €500 miljardi nii digipöördeks kui rohepöördeks, sinna juurde veel täiendavalt teadusarendus ja innovatsioon. Nii et ma arvan, täna raha taha ei tohiks enam ükski hea idee jääda. Pigem on oluline, et me suudame need head ideed üles leida, suudame pakkuda nende ideede autoritele võimalusi neid ideid teostada ja ma usun, et koostöö omavalitsuste, ülikoolide, ettevõtjate vahel ja inimeste vahel on just see, mis paneb Eesti järgmise eduloo või õigemini edulugude peatüki kirjutamisele tugeva aluse. Nii et soovin kõigile jõudu, jaksu, nutikust ja kõige enam riskijulgust.
aitäh!